Tervitus, Merike numbrite keel. Jaa, mul oli täna plaanis tegelikult teile juba hommiku sõnum saata, õigemini teha see video. Ja nii kui mina oma instrumentidega õue tulin, tulid täiega padukat. Ehk siis vaata, kui mina räägin ka siin miinus ja plusspooltes, no ma ei teagi, kas see nii tugev miinus on, et vihma tuleb, tegelikult on see pluss. Et eile oli siin jällegi selline Chicago, et siin on väga naljakas, et kuidas teil seal ilmad on ja kus kandist vaatad. Tahtsin meelde tuletada, et vestlusõhtu on tulemas 31. mail. Fienta kaudu on sinna sissepääs saadaval. Kodulehekülje kaudu saab ka. Ja suur aitäh kõikidele, kes on kirjutanud. Tahtsin ütelda joonistanud ei ole keegi. Aga väga palju naerusuisid ja selliseid asju on mulle saadetud. Et see Hingetee podcast oli väga paljudele läinud naha vahele. Jah. Ja täna tegelikult mõtted, mis ma tahtsingi ilmsesti jagada, aga natukene on need mõtted juba meelest ära läinud. Siis ma olin hommikul nagu nii selline, saad aru, täiega Tarsani tunne oli peal, ma tulen ja räägin teile kõik ära. Aga üldjuhul see puudutab ikka numeroloogiat, mida rohkem ma siin selles maailmas olen. Seda rohkem on lihtsam vähemalt minul läheneda nende asjade juurde. Et kellega tasub jantida, kellega mitte. Ja siis mu elukaaslane, kes alguses oli väga skeptiline selles suhtes, siis oli nii põnev, kuidas ta küsis jälle mu täna hommikul küsis mu käest, et mis see number ütleb. Siis ma ütlesin, mis see number ütleb ja ja siis ta ütleb, on jah niimoodi. Ma ütlen, no vot, mis sa teed. Ikka ma ütlen alati plussid ja miinused, mis seal kõik olla võivad ja siis ka elude number ja kõik muud asjad. Ja kui on ikkagi lähedastega tegu, siis ma vaatan need numbrid hästi kähku, mis sealt tuleb mingi oma ligi 40 numbrit kokku. Vaatan, mis domineerib ja ega ma kõikidele kohe analüüsi ka ei tee. Aga sünnipäev, kuu ja aasta ütleb nii palju. Vaat teie, kes olete pikalt kanalil olnud, te juba saate sellest aru. Ma tahtsin teile näidata tegelikult ühte asja. Eile oli hästi ilus ilm. Ma tegin siia metsa sisse muruniidukiga, tegin endale ilusa tee. Mul on siin täpselt 2 siilu sellist. Ja siis elukaaslane, kes on 13 päev sündinud, ütles, et miks sa teed seda, raiskad bensiini ja ta vist päris nii ei öelda, aga mõttetu. Mina 16 päev sündinud, jäärapäiselt tegin ära, tuima näoga vaatasin otsa. Ja nüüd ma olen nii õnnelik. Lihtsalt kommenteerige. Ma ütlen päris nagu meelega ütlesin neid päevasid, sellepärast, et 13 on selline hästi praktiline. Vahest mõtleb palju ja teeb vähe. 16 on tuima näoga, teeb lihtsalt ära ja siis pärast lakub haavu. Igal numbril on omad värgid. Et aga lihtsalt selline asi. Ja teate, mis vaata see sama edukuse koodi kohta. Ma ei ole veel neid täitsa Fientasse pannud nüüd need kursusi, aga teie, kes olete seal klubi liikmed ja see teine kategooria nii nimetatud, te saate nendele koolitustele ligi. Ma tahan neid ikka puhtast versioonist teha, aga lihtsalt praegu on nii palju nagu seda muud asja, mis vahele tuleb, kõik ei saa teha, mis ma olen plaaninud. Vaadake, varsti ma lõpetan teiega juttu ajamise, vaadake, kui udune on. Sealt tuleb vihm. Lähme lähemale, siis ma näitan teile. Täna on sellised vihmapahvakad peale tulnud, nii et on täiesti kontoritöö olnud arvutis, mis on teisalt on väga hea. Mul on siin praegu selles maakohas elades on mul päevad niimoodi sassis, et jumal tänatud, et on kalender ja vaadake, minul sünnipäevas 6 ja aastas puudub number 4. Kui sul ka puudub see, siis on vaja süsteemsust enda ellu vägisi luua. Ehk siis see, et kas üles kirjutada või mida iganes. Teie, kellel on seda 4-sid ja 8-id seal palju, siis teie olete väga süsteemsed. Mul 1 8 ikka on kuskil, aga 4 pigem viitab süsteemsusele, struktuurile ja sellise asjale. Mul on täiesti 0 selle koha peal. Mul ei ole 0 ka. No vot, ja siis teate, see on seesama Pythagorase ruut või Fordi ruut. Ma ei mäleta, mis see video oli. Kes selline kiirem on, saab selle siia alla panna. Seal ma tegin veel selle rahatähega. Tegin ka ühe värgi, nipi. Mul on see raha siin täitsa olemas tegelikult rahakotte vahel. Ma ei tea, tänapäeva rahakott. Kas sul on rahakott? Vaat hüppan ühelt teemalt teisele. Minul on nüüd sellised telefonikaanet, kus kohas on kõik asjad koos. Teate, ma mõtlesin, ma peaks tegema tegelikult niimoodi video.
ja see on naljakas vaadata see kaamera silma sisse. Vaatame, teeme nii. Saad kommenteerida, kumb on parem. Kas püsti või pikali, sest ma tean, et see jääb kuidagi... Peab seda kaamera silma kogu aeg vaatama, et ma räägin ikka teiega. Vaatame, kus memm on. Tii. Oh, memm kihutas mööda. Ohoo, memm on siin juba. Ma mängisin oma kaameraga edasi-tagasi. Jaa, kes siin viimast videot vaatas, ma ei mäleta, kas ma näitasin, mul on mustsussad kõik puhastatud. Tada, nii ilus on. Nüüd me liigume siis metsa number 2. Õigemini see trajektoor on väga väike. Siin on ka muruniidikuga mul kõik ära tehtud. Ja pange tähele, mis memm teeb praegu. Ja memm köhib, sätib navigaatorit ja tuleb järgi. Kuigi talle ei meeldi, tal on jalad juba kõhuni märjad. Ahaa. See küll ei ole järgi tulemine, see on hoopis mööda kihutamine. Ma olen näitanud talle natukene, et ma olen siin. Näed, läheb minema, ta nägi mind. Vot, see on see 19 päeval sündinud tüübid. Lihtsalt teeb täpselt nii, nagu tema tahab. Kuhugi maani ta lihtsalt on, sinuga vaatab veel mulle järgi. Näete, jah? Mõtleb, et ei sitte, ma lähen koju. Noh, las ta läheb siis. Jaa, ega alati sellist numeroloogilist täiuslikku, väga palju informatsiooni ei tule. Lihtsalt tahtsin teid tulla tervitama siia ja tahtsin ütelda, teate, mida rohkem te siin kanalil olete, te saate nii palju informatsiooni. Kribage ülesse, kuulake, mõelge kaasa. Ja need podcasti külalised on mul meelega tegelikult ju võetud selle mõttega, tegelikult mis meelega. Nad tulevad mu ellu ja meelega ma teen küll seda, et ma panen selle edukuse koodi sinna. Selleks, et teie, kellel teil on ka edukuse kood samasugune, tunneksite ennast ära. Ma olen sellest vist juba korduvalt rääkinud. Vot. Ja ma olen nii palju toredaid tagasisidemeid saanud, et kes on siis avastanud ka seda edukuse koodi. Ma kirjutan tavaliselt selle podcasti video alla, selle video kirjeldusse ka selle edukuse koodid. Sealt sa saad hästi kiiresti selle ära napsata. Vot. Et see on selline koht. Just, et minu meelest need numbrid annavad hästi palju. Üks asi on muidugi selline, ma näitan, kas te näete luikesid seal. Teate, luiged olid täna rannas meil. Seal paadist edasi seal rannas ja siis sookured tulevad meil alati põllu peale. Ma näitan, täna hommiku ka tuli nõue ja siis sookured on. Kui võimsad need sookured on. Meil on siis sookure paar ja siis meil on luige paar siin. Eile istusime pikalt siin rannas ja vaatasime neid luikesid, nad olid üsna lähedale. See eile ma viskasin lanti, kala ei saanud. Siis ma võtsin, ma lähen ujuma, ei läinud, põlvedeni läksin ja oligi kõik. Selline argpiks ikka. Ja hullud südamest ma tahan ujuma minna, aga näete, kuidas mõte jälle hüppas ära ja kas sina oled juba ujumas käinud? Näete, memm hoopis kaotas ära mind, nüüd ta tuleb. See on siin, tere. Tere. Tšau, linnu poja, see ei olnud üldse kadunud, Nii, lähme edasi vaatama. Jaa, ehk siis edukuse koodist rääkisin, jah. Ja üldse numeroloogiast. Teate, kui palju annab see numbrite kombinatsioon ja sellest aru saamine sellest. Nii nagu ma ütlesin, kellega klapid, kellega ei klapi ja me ei pea kõigiga klappima. Lihtsalt mõndade inimestega teeme lühiajaliselt tööd ja siis sa saad juba energeetiliselt täiesti aru. Ma näitan teile veel ühte kihvti asju, kohe muudan teemat. Näete, meil Lussi tavaline elu on selline, et ta istub kalda peal. Ja siis siin kõrte sees tulevad sellised liiguvad mingid asjad ja siis on meil nagu oma väike loodusfilm, siis ta hüppab hästi pika kaarega sinna sisse. Vot, on ju Lussi? Lussi, mis teed siin? Hariseb teine. Vot, siin ta niimoodi on. Meie elumaal. Äkki peakski tegema sellise blogi elumaal. Vot, kes te ka elate maal, siis te teate neid asju. Siin selline kõige paremad riietused on siis tööriided ja siis kalossid ja saapad. Töökindlad. Okei. Isse mul läheb nii täiega lappama, aga no vahet ei ole, las ta läheb siis lappama. Nii, vaatame, memm läheb sinna. Väga hea. Kõik on kontrolli all. Tuletan siis meelde, et 31. mail on vestlusõhtu. Teemaks on siis suhe rahaga
ja nii edasi. Ma teen sinna mingi väikse materjali, aga teie, kes te siis tulete kohale, siis no ma juba naeran ette ära, sellepärast et siis, kui on olnud füüsilised need vestlusõhtud, siis see on nii võimas olnud tavaliselt, sellepärast et sõltub inimeste arvust, siis ma lähen ühe teemaga sisse, aga see, mis hakkab seal vestlusõhtul toimuma, läheb täiesti teemast välja. Vot, et ma vaatan, kuidas ma seda asja regullin. Arvatavasti selle salvestuse ma panen siis sinna klubilistele, seepärast et sealt võib tulla selliseid pirne välja, selliseid küsimusi, et kui sa vähegi saad, siis tule ja osale. Kas siis järelvaadatavaks selles suhtes, kas ma saadan lingi, seda ma ei usu. Et teeme nende vestlusõhtutega niimoodi, et kes kaasas, see kaasas. Ja sõltub sellest, mis informatsiooni me seal räägime, siis ma vaatan, kas ma panen klubilistele number 1 või 2 selle asja, seepärast et on teatud sellised infod, siis, mis sealt välja hakkavad libisema nagu väga võimsad. Ja kasutage seda juhust ja tulge kohale. Ja kõige kihvtim on see, et kui te veel panete mingid küsimused sinna endale juba valmis, enam-vähem. Ja kindlasti küsige ka selliseid asju, et kuidas näiteks mingeid asju seal arvutada kokku ja nii edasi, kui te pole kanalit mingid teatud videoid näinud. Ja mulle hullult meeldib selles suhtes spontaanselt vaadata neid asju ja memm jälle tuleb, jälle ta leidis mu ülesse. Jee, vaadake, mis kõnn. Tšau! No vot, ja niimoodi me siin navigeerime kogu aeg. Nii, millest veel? Juunikuus ma arvan, et tuleb välja see eelmiste elude arvutamine. Ma annan teile siis ikka mitte 100%, siis kõik informatsiooni selleks, et te ikkagi saate aru, see muidu me läheme sinna hulluks. Aga iga inimese kohta on siis tegelikult isiklikult selle numeroloogia alusel siis tuleb välja 6 eelmiste elude kogemust. Ja see kursus, mis ma teen valmis, seal siis ma annan teile 3. Jah, ma teen selle eelmiste elude kogemused, sealt te saate siis ka informatsiooni, millele tähelepanu pöörata, mida te peaksite siis teistmoodi tegema selles elus, miks teil need kogemused on kaasa antud, see saab üsna põnev olema, seal on materjali suht palju, selline väga huvitav. Plussi läheb sinna, kuhu ta minna ei tohi. Nii, vaatame, kas see tuleb ära sealt. Tuli. Ma näitan teile, memm jälle ei tule muga kaasa. Memm on kuskil seal. Ta mõtleb, mis ta teeb, tuleb või ei tule. Ja tervise kohta vaatame, et kas tuleb järgmine kuu, juunikuus siis või hiljem. Ja teie, kes te tahaksite nüüd neid suulisi analüüse saada, siis ma pean teile küll ütlema, et teie lähete kohe väga võimsalt sinna juba jaanuarikuusse. Seepärast, et selle podcasti plahvatuse järgi, mis on heas mõttes plahvatus, on mu kalender väga hõivatud ja samas on see, et ma tahan vahepeal hingamisruumi endale jätta, et mitte hulluks minna. Ja kui te soovite sellist kiiremat versiooni, siis see, mida ma väga soovitaksin, on nüüd meil seal teenustes ka väljas selline üks kombo. Siis seal on kirjalik analüüs pluss videokohtumine. Sellega te säästate ja sellega saate hästi palju informatsiooni, sest selline suuline kohtumine, siis seal ma vaatan natukene veel lisanumbreid, mis tuleb siis selle kombosse kaasa ja seda te saate kiiremini, seda arvatavasti saab mingi 2-3 nädala sees selle video peale seda, kui te olete selle oma analüüsi läbi töödelnud. Analüüsi saate ka mingi 2 nädala jooksul äkki. Et ja seal on hästi palju erinevat informatsiooni kodulehel numbritekeel.ee. Ma vaatan nüüd mööda, sest memm navigeerib seal kogu aeg. Nii, leiab kodu üles, väga hea. Ikka vaatab siia poole, väga hea, vaadaku. Vot. Ja nii lihtsalt ongi. Ja valmistume selles suhtes siin tugevaks suveks ja kommenteeri, kus sina oma jaanipäeva näiteks veedad, kas oled üldse jaanipäeva veetja. Mina ei ole. Kunagi olin. Siis kui olin selline maladaja garjatšeja, noor ja kuum vist äkki eesti keeles, jah. Mitte, et ma vene keelt kogu aeg räägiksin. Jee, tuleb! Vaadake, ma tahan näidata teile. Memm avastas mind
Lussi on sessa ja Momm leidis mu jälle ülesse. Hurraa! No tere! No tere! No kui te näete, milline memm, mis kui õnne, Rossi tuli vahele. Nii, ma tahaks veel natuke ringi teha. Vot, mis sai kõik räägitud, nüüd tuli selline video, nagu ta tuli. Igatsus oli vist teie järgi arvatavasti. Ja selline elu meil on. Vaatame, kas me saaks metsa veel minna. No tere, Ross, tere. Ross on kõva mulda sööma. Kas teie koerad ka söövad mulda? Mul on selline tunne, et nad otsivad kas vihmaussi sealt või lihtsalt nagistavad oma hammaste vahesed mullakestega. Aeg-ajalt need saavad mingit vitamiini sealt. Vot. Ja numbrite keeles nii palju, et teate, numbritest võiks kogu aeg rääkida, lihtsalt seda on vaja siis vaadata, millise prisma alt. Aga ma tahan sinna veel minna selle asja juurde, et jah, klubilistel on see koolitus siis olemas, see edukuse koodi kohta. Ja mis asi see teine oli? Ametite kohta. Siis edukuse kood on selline hästi hea A ja O, millega üldse alustada siis inimesega tutvumisel. Ja vaatan jälle memme, kuhu ta läheb. Ja teie, kes te teete inimestega tööd, siis ma soovitan teile nagu väga kuumalt võtta seda endale täiesti töövahendiks, seepärast, et sealt saab nii hästi informatsiooni, kuidas läheneda sellele kliendile. Sa säästad sellega tohutult palju aega. Sõna otseses mõttes. Oota, membani. Ei, on olemas. Issand, on kividega sama värvi. Jaa. Et näiteks see ka, et paljud paketid sisaldavad seda edukuse koodi ja seda sellepärast, et siis kui ma hakkan analüüsima teid, siis ma edukuse koodi abil saan juba sinu sellised põhifunktsioonid kätte. Mitte, et ma jään sind siia pikalt nagu mõtlema, et milline inimene sa oled. Kindlasti mitte, ma väga kiiresti unustan ja kohe tahtlikult ja mul on selline valikuline mälu vist ütleks selle kohta, jah. Et ma ei pea meeles mingeid asju. Ja, aga sina, kes sa tegeled inimestega, siis soovitan väga soojalt. Annan kindlasti märku selle kohta, kui kodulehel on see lihtsalt koolituse näol olemas, õigemini Fenta kaudu saab seda soetada, aga nii kaua siis võtke sealt seda klubi liikmetena seda materjali. Ja klubi liikmelisus on ka selline, et sinna saad liituda ja sealt saad ka ära minna. Et neid klubi liikmelisus siis regullib kõik YouTube, et kõik küsimused selles suhtes vaadake sealt YouTube'i juttudest. Egas midagi. Kõik see räägitud. Ei taha kohe ära minna siit teie juures, saate aru, jah? Tahaks veel lobiseda. Ma pole täna kellegagi eriti lobisenud, välja arvatud elukaaslasega. Kuigi ma ütlesin ka elukaaslased, ma saan nii palju inimestega rääkida, et ma ei tahagi vahepeal rääkida, aga tuleb nii välja, et ei taha siit ära minna. Ja ma panen selle video nüüd ülesse, mul on isegi täna väike selline õrn mõte, ma vaatan, mis kell on 5. Ma mõtlen, et ma võiks teiega kokku saada. Ma mõtlengi, et äkki kommenteerite siia, kus oleks teie jaoks mugavam, kas YouTube'is laivis kohtuda või siis Facebookis suletud grupis. Just YouTube'i laivis pole ammu olnud. YouTube'i laivis on lihtsalt see lugu, et sinna tulevad igasugused kaagid ka vahele. Ma ei oska seda selles suhtes hoida seda ruumi teistmoodi. Äkki Facebookis. Kell on suht palju. Vaatame, kas jõuab täna või mitte. Aga ma annan igal juhul teile märku. Võid siia kommenteerida. Ma kui lahe lokk on siin. Piu. Piu. Mul niiskusega lähevad lokki. Isa lokid. Ja, väga kihvt. Okei, no memmi, kas tas läheb nüüd täitsa koju? Väga hea. Selge värk. Talle piisas. Vaatab veel tagasi ka natukene. Aga tuleb veel, vaatab mind ka, väga hea. Okei, kommenteeri, kas ujuma sa oled juba käinud. Mina olen selline nii pikalt läheb vette. Ja siis kui ma vette saan, siis ma ei taha sealt ära tulla. No võt, nüüd ma põlvedeni ära käinud. Siis tegelikult ma võtan rohu seest, ma võtan vee seest kogu aeg neid rohtusid. Kuule, tegelikult mul on üks küsimus sulle. Et sina, kes sa ka siin kuskil vee lähedal elad ja teil on ka neid kõrkid ja värki-särke, kuidas teie randa puhtana hoiate? Mina mõtlesin, et ma võtan reha.
ja siis ma hakkan rehaga lihtsalt neid juuri sealt välja kakkuma. Vot, täitsa majanduslik küsimus. Siis praegu ma olen kätega võtnud ja ma sain aru, et see on sama nagu see, ma ei tea, mis on odrarohi või? Ei ole odrarohi. No mis see tavaline rohi on? See kasvab ka täpselt nende juurte kaudu. Et või on selleks näiteks mingisugune aine täiesti olemas, et mis ei kahjusta vett. Tüdrukutel hakkas ralli. Okei, tšauki. Memmel on kima peal jälle. No nii ma näitan teile. Memm kihutab praegu. Ta hakkas juba koju minema 3 korda. Nüüd ta tuleb tagasi. Vinge. Kui tubli. Kui tubli. Nii. Ta tahab mulle mitu korda näidata, et kuule hakkame lõpetama. No ei lõpeta. Okei, aga tšoki-pauki. Ja suured tänud, et olete olemas. Nüüd algaval nädalal on jälle huvitavaid podcasti külalisi. Väga huvitavaid. Nii et ja järgmine kuu on ka juba põnevaid külalisi. Ja kui sina tajud, et sa tahad ka tulla ja rääkida oma toimetust, siis tule. Kirjuta mulle. Leiad kontaktid igalt poolt ja kui sa tunned kedagi, kes võiks tulla jagama, siis kommenteeri mulle, kirjuta mulle, kes see võiks olla ja siis nii teemegi. Vot, egas midagi. Tšau. Vahvad pühapäeva õhtut teile.